sattusin tegelikult hotellindesse juba 7 aastat tagasi ja tollel hetkel ei olnud mul tegelikult mingisugust vajadust muutusele töös, mul oli väga okei töökoht, ma olin oma rahul oma tööga, ma olin ka varasemalt tegelenud vähemal või suuremal osal müügiga ja hotellindus ei olnud tõesti mul kuidagi mõttes. Aga sellel ajal tekkis moment, kus üks hotell otsis endale uut müügi- ja turundusjuhti ja tuttav, kes seal töötas, kutsus mind kandideerima. Ma olen väga tänulik oma eelmisele tööandjale, et ta mulle selle võimaluse andis, sest ma võin julgelt väita, et ma olen leidnud oma kutsumuse. Üks kõige võib-olla selline humoorikam asi, mis mulle meenub, on, kus üks aasta esines Itaalia suur laulja Toto Cutugno ja samal ajal oli meil majas ka itaallasest külalised. Nad ei olnud kuidagi seotud selle lauljaga, nad ei teadnud, et ta siin ööbib. Ja ma mäletan seda hetke, kui see Itaalia laulja Toto Cutugno tuli liftiga alla ja vahekorrusel tuli peale see Itaalia ärimees, kes siis, kuigi ta ei olnud ega naisterahvas, vaid meesterahvas, ta lihtsalt hakkas nagu hüsteeriliselt karjuma, sest ta oli nagu nii õnnelik. Et Toto Cutugnot ei olnud Itaaliast kunagi näinud, ta lihtsalt oli unistanud, et temaga kokku saab, aga et see juhtub kuskil Eestis, Tartus, hotelliliftis, seda ei oleks ta vist kunagi unistanud. Tartu maine, see tegelikult on kogu see Tartu feeling, need Tartu inimesed, kes siin elavad, see vibe, et lihtsalt aeg peatub. Kui 1 päevaks viia Tartu maisusesse oma sõbrad, siis ma arvan, et esiteks 1 päevaks läheks väheseks. Ja teiseks võiks need päevad olla erinevatel aastaaegadel. Aga viiksin neid ühele põhjalikule Tartu linna konkreetsele tuurile, mis siis ju tegelikult kaasneb väga palju erinevaid kohti, alates selle Raekoja platsi piirkonnaga, Toomemägi, saab minna kaugemale, ma viiks nad ERM-i kindlasti otse loomulikult. Ja õhtuks ma pakuks neile mõnusat hubasust, majutust, kui nad on selle ägeda Tartu linna tuuri läbi teinud.